Kaunist keskhommikut kõigile raadiokuulajatele ja meie vaatajatele YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna peasekretär Anneli Ott, Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart ja mina saatejuhina Janek Mägi. Räägime loomulikult sellest, mis Eestis toimub ja mis siin toimuma varsti jälle hakkab. Ja alustame võib-olla põllumeeste streigist. Anneli, küsin sinu käest, et kas sa käisid ise ka meelt avaldamas ja mis seal siis tegelikult toimus? Jaa, et tegelikult ma olin ise samal ajal Kagu-Eestis ja see vaatepilt see oli ikkagi väga südamesse läks, et kuidas need läikivad traktorid sinimustvalgete lippudega kogunesid ja noored mehed seal traktorite ümber, aga tegelikult mure on suur. Mure on suur sellepärast, et teatavasti Eesti toetused Euroopa Liidus põllumajandusele ei ole kõige konkurentsivõimelisemad, me saame alla keskmise neid toetusi, aga selle kompenseerimiseks siis järgmisel perioodil, mis hakkab siis 2028, nüüd siis 2027 see periood lõpeb, mis praegu kestab, on planeeritud Eestile siis täiendavat toetust põllumajandus- ja toidusektorile 546 miljonit, aga murekoht, mis siis põllumajandusettevõtjatel täna on see, et ei ole selgust, kas see ka tegelikult jõuab sellesse sektorisse, kas toidutootmine saab arvestada sellega või mitte, sest et sellel ei ole nii-öelda seda silti juures, et vaat peab sinna minema. Ja siin Eesti praktika ju näitab seda, et poliitikud võivad olla väga loomingulised selle sildi kirjutamisega ja toome näiteid, et ka Rail Baltic läheb maapiirkonnast läbi ja kindlasti ka põllumajanduspiirkondadest, nii et ma arvan, et see hirm on asjakohane ja põllumeeste sõnum on tegelikult väga-väga tõsine. Anastasia, kas sa lubad, et kõik see raha, see 540 miljonit põllumeesteni jõuab? Või vähemalt sa seisad sellest Riigikogus täna? Kindlasti see peab jõudma põllumeesteni, arvestades ka seda, mis meil praegu naftaturul toimub, kütusekriis, mis tähendab, et need diislihinnad on kallid, see kõik tegelikult jõuab ka Eesti põllumeesteni ja lõppude lõpuks ka kõikidesse hindadesse, ehk siis see tänane kriis on tegelikult ju palju laiem ja nüüd see jutt, et see, mida olen ka mina kuulnud, et see võib minna Rail Balticusse, ja nüüd need viimased sõnumid, mis on olnud ju Rail Balticu ümber, et see iga nädalaga läheb kogu see asi aina absurdsemaks. Näiteks hiljuti nüüd tuli välja, et vahepeal me ju tegime siin nalja, et Rail Baltic on see Tallinn-Häädemeeste liin, tuleb välja, et see ei jõua enam ka Häädemeesteni, et see jõuab kuskil sinna metsa. Et kilomeetreid palju kaugemale ja äkki ta läheb maa alla sealt ja siis seal öeldi, kui te tahate, et oleks ühendus kohaliku eluga, siis kohalik omavalitsus võib ise midagi siis juurde ehitada ja ma lugesin ka neid kommentaare ka kohalike vallavanemate poolt, kus ütles, et tore, et ikkagi siia peatus tehakse, aga natuke kahju, et see tuleb kuskile sinna metsa poole, et kus inimesed eriti ei liigu, et kuidas nad sealt edasi saavad. Ja nüüd veel üks uudis, mis on ka tegelikult, mina ütleks, et päris karm. Lisaks sellele, et Läti ütles, et nendel on 0 kilomeetrit ehitatud, seda me teame, aga nüüd tuli välja, et ka Poolast tuli sõnum, et kui nemad midagi hakkavad ehitama, siis nemad hakkavad ehitama aastal 2030. Ma tuletan meelde, et meil lubati, et 2030 on juba kõik valmis. Aga vaata, Poolas on võib-olla niimoodi, et nendel ei ole neid rööpaid enam vajagi, et rong sõidab nii kiiresti, et rööpaid ei ole vaja. Jah, et siin ongi juba päris paljud jälgijad isegi kirjutavad seda, et kuhu need miljardid lähevad, et kas mida me ehitame, ja kusjuures veel selle põllumeeste streigiga üks absurdsam see vaatepilt oli minu jaoks, et minister Hendrik Terras siis ka, eks ole, nii-öelda osales, sõitis kaasa, aga ma ei kuulnud mitte ühtegi sõnumit, et mida ta siis lõpuks lubas põllumeestele, et tegi selle streigi kaasa, sõitis,
aga kas te kuulsite vähemalt ühtegi konkreetset lubadust valitsuse liikmete? No see oli jah selline ministri kena enese esitlemine. Mulle tundus, et nad oleks pidanud lubama seda, et toiduhinnad langevad, sest toiduhinnad on tõusnud viimase, ma ei tea, kas 3 aastaga 40% umbes või suurusjärk on selline, et tegelikult see põllumajanduse teema ühest küljest tundub võib-olla avalikkusele natukene kauge, sest Eestis ikkagi põllumajandusega tegeleb seal 3% võib-olla tööjõust, aga rahulolematus hinnatõusuga, eriti toidu hinnatõusuga on väga suur. No tegelikult oli ju valitsusel võimalus seda teha, et see ligi 100 000 pöördumine Riigikogu poole, eks ju, või Riigikogul oli võimalus seda teha käibemaksu alandamiseks, põhimõtteliselt lihtsalt ju visati prügikasti. Et ma natukene võib-olla isegi vaidleks selle vastu, et avalikkust see ei mõjuta, et kui juba 100 000 inimest kirjutab petitsioonile alla, et käibemaksu on vaja langetada, siis see tegelikult on ühiskonna poolt valitsusele ja Riigikogule väga, väga tugev sõnum. Ja mida me täna näeme, on see, et toidu hind, et kui me võtame need kütusehinnad, eks ju, mille nii-öelda hinna prognoosimine on praegu, ma arvan, et väga tänamatu töö, et seda võib nüüd lühiajaliselt prognoosida, aga mis see pikem perspektiiv täna on, me ju ei tea. Ja põllumehed on täna juba välja öelnud, et tegelikult võib-olla teravilja külvamine ei olegi üldse enam nende jaoks võimalik, sest et tegelikult ei ole võimalik nende hindadega tootmist korraldada. Ja kui me vaatame näiteks ka Jõgeva sordiaretuskeskus, kes on täna tulnud välja sellega, et nemad võtavad enda programmist maha just need Eesti sortide aretamise, mis pikemas perspektiivis on väga tugev sõnum. Ja kui sellel aastal oli Jõgeval see iga kevadine selline, neil on siuke laat või kus inimesed Joosepit raavati täiega, ma nägin. Siis tegelikult see ju näitab seda, et inimestel on ka kuskil endal kuklasse tunne, et ma pean ise enda toiduvarude eest seisma ja mina arvan küll, et sellel aastal neid inimesi, kes ootavad, et saaks oma kartuli maha panna või midagi veel, on kordi rohkem võib-olla, kui oli paar aastat tagasi. Aga see näitabki seda, et inimestel see hirm tuleviku ees on tegelikult täna olemas ja siin peaks just tulema minister ja neid sõnumeid väga selgelt välja ütlema. Aga kahjuks me täna oleme selles olukorras, kus see on pigem selline tsirkus ütleks rohkem. Mulle tundub, et Eesti inimesed on selle olukorraga kohanenud, sest umbes 5% on toidu tarbimine, ostmine langenud ja siin viimase aasta jooksul või natukene pikema perioodi jooksul. Ja mis see näitab? Et ma arvan, et see ühest küljest näitab seda, mida Anneli sina ütlesid, et pannakse maha kartulit ja tomatit ja peeti, aga teine asi, see näitab tõenäoliselt, et süüakse ka vähem, sest restoranid lähevad ju kõik Tallinnas vähemalt järjest kinni, pole mõtet tegeleda. Mis toimub, Anastasia? No aga inimeste toimetulek ongi halvenud ja inimeste kindlustunne samamoodi. Ja kui me vaatame, mida teevad teised riigid, kõik lähevad seda teed, et langetatakse toiduainete käibemaksu. Läti tuli selle uudisega välja, just hiljuti ka Soome langetab veelgi, Rootsi, ja seal on ka tuldud analüüstega välja, mis ka konkreetselt on näidanud, et see on reaalselt inimesi aidanud. Ja kui me vaatame, mis meil toimub, et kuidas on võimalik, et pea 100 000 inimest annab allkirja, võtab selle aja, kirjutab alla petitsioonile. Ja siis üks asi oli see, et eks ole, nad venitasid tükk aega üldse selle aruteluga Riigikogus, et ei võetud seda päevakorda, aga see asi, et see lihtsalt hääletati maha, lihtsalt põhimõtteliselt visati poliitilisse prügikasti, kuigi seaduse järgi, kui tuleb rahvaalgatus, eriti kui me vaatame nii palju allkirju, Riigikogul on olemas vähemalt 5 erinevat võimalust, mida teha rahvaalgatusega. Üks asi on algatada eelnõu, teine asi on algatada arutelu suures saalis, täiskogu saalis, kolmas on saata siis Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks, neljandaks on võimalik veel mõnele asutusele saata, eks ole, ja veel on üks võimalus, et komisjon saab ükskõik mis muu
nagu võimaluse otsida, et kuidas see probleem lahendada, ehk siis noh, näiteks algatada võib-olla mingisugune probleemkomisjon või midagi või eks ole, algatada veel mingeid arutelusid ja see, et kõikidest nendest valikutest võeti see, et noh, me viskame selle põhimõtteliselt noh, prügikasti, et noh, see lihtsalt näitab seda suhtumist. Aga nüüd on Eestis on selline huvitav asi, et osad erakonnad tunnevad, et noh, neil ei ole isegi mõtet valimistele minna, vaidlevad omavahel, et kas seda on mõtet teha või mitte. Ma pean Eesti 200 silmas, siin oli suur debatt. Kas sellises olukorras valitsus üldse suudab mõelda noh, pikas perspektiivis? Sest kas praegu on tegelikult tunda, et kõik need otsused, millele sa siin viitasid, on tehtud mõnevõrra käega löömismeeleolus? No me ju näeme, et tegelikult see, mis praegu toimub, natuke meenutab ka seda, mis oli enne viimaseid Riigikogu valimisi, kus siis oli koalitsioonis oligi, ma mäletan, Reformierakond, aga siis oli koos nendega sotsiaaldemokraadid ja Isamaa, ja vahetult enne valimisi nad hakkasid erinevaid toetusi jagama, hakkasid palkasid tõstma, aga mitte keegi, noh, eriti Reformierakond ei rääkinud sellest, mis hakkab toimuma pärast valimisi. Ja praegu, et Reformierakond nüüd järjest on ju tulnud välja selliste algatustega, noh, tegelikult, mis tavaliselt noh, ei ole, eks ole, noh, kuidas öelda, et nende käekirjad, noh, pärast valimisi tõsteti makse ja nüüd on, eks ole, räägitakse, et nüüd me jätame ära kütuseaktsiisi tõusu, enne seda jäeti ära erinevad maksutõusud ja tegelikult see kõik ju on jällegi ettevalmistus Riigikogu valimisteks, lootes, et inimesed unustavad ära, mis toimus enne seda. Aga no ma loodan, et siis hakata jälle seda tegema. Ja muidugi, et see ongi üks ja sama. No tegelikult oli ju Keskerakonna ettepanek, et nii kui see Lähis-Ida kriis, sõda seal Iraaniga algas ja kütusehinnad äkki kohe, põhimõtteliselt järgmine päev tõusid väga, väga palju, siis Keskerakond tuli kohe välja, et sellistes olukordades peab valitsus operatiivselt reageerima, nii aktsiisi kui ka käibemaksu langetamine 13% peale kütustele ja samamoodi on suur probleem meil gaasiga, eks ju, et talv on tulekul, ega ta kuhugi ei jää ja kuidas seda probleemi lahendada ja nüüd siis ongi see olukord, kus valitsusel tegelikult endal ideid ei ole ja need enda tehtud otsuseid siis võetakse tagasi ja tullakse, et me oleme nüüd tohutult heategijad, me tuleme nüüd tohutult vastu. Samal ajal, kui me näeme, et kuidas naaberriigid juba teevad otsuseid ka käibemaksu langetamiseks bensiinile, diislile, siis meie millegipärast nagu sellele järgi ei jõua. Et see näitabki seda, et tegelikult valitsuse igapäevane töö on halvatud, nad tegelevad lihtsalt rahmimisega, et enda kuidagi sõnumeid rahvani viia, aga sisuliselt ei suudeta analüüsida seda, mida oleks vaja teha täna kohe selleks, et tegelikult Eesti inimeste toimetulekut hoida mingilgi tasemel ja tegelikult peaks seda väga palju parandama, nii et siin on väga selgelt näha see, et valitsus ei ole töövõimeline. Üks asi oli ka erikomisjonis kütuseturu küsimus, kus oli ka Konkurentsiamet ja tegelikult see analüüs, mis nad on teinud, on näidanud, et kui me võrdleme meie lähiriikidega, siis iga kord, kui maailmaturul on bensiini hind kasvanud, siis meil kasvas kohe hüppelist ja meil kasvas alati rohkem kui Lätis, isegi kui Soomes. Ja siis, kui eks ole maailmaturul hind langes, ega hind alla pole tulnud, nagu meil ei ole kohe kunagi tulnud ja võrreldes teiste riikide meil on alati kütuse hind tulnud hiljem alla. No ja siis, kui ma esitasin ka küsimuse, et kuidas nagu selline asi toimub, noh siis muidugi kütuseturgude esindaja, firmade esindaja ütles, et noh, et arutatakse sisse riskid. Aga ma küsin, kuidas on võimalik, et kui kõik ostavad, eks ole, seda varu erinevalt, kõik arvutavad riski erinevalt, aga hind on ikka kõigil sama. Ja täpselt samal ajal tõuseb ja täpselt samal ajal langeb. Ja huvitav asi oli see, et kui Konkurentsiameti juht veel mõni aasta tagasi rääkis, et no meil on kütuseturg nagu Albaanias, et kõik jälgivad kõik muudavad neid hindu samal ajal, et oli lausa ütles, et võimalik, meil on see kartell kokkulepe, siis istungil
rääkis äkitselt hoopis teist juttu ja siis ütles, et noh, tegelikult meil ei ole eriti ressurssi järelevalve jaoks, noh, me loodame, et kõik enam-vähem toimib, et ja tarbijate usaldust ei kuritarvitata, aga noh, samas meil ressurssi pole, kuigi tegelikult Konkurentsiamet on saanud päris palju rahalisi, eelarvest päris palju rahalisi vahendeid ja kui vaadata ka nende koosseisu, neil on näiteks PR-inimene palgatud, aga veel lisaks on neil palgatud inimene, kes tegeleb ürituste korraldamisega. Nii et noh, Need ikkagi turundus on tähtis, aga lähme siit korra Lätti ja Anneli, kas sina suudad aru saada, kuidas on võimalik, et täiesti liberaalsete vaadetega Läti president nüüd sunnib oma riiki käsitsi hääli lugema? Mis toimub? No ma arvan, et tegelikult seal ei ole midagi ebanormaalset, et see Läti presidendi avaldus tõesti, mis eile ka meie meedias huvitaval kombel kajastus leidis, ütles ju väga selgelt, et tegelikult masinaga, noh, neil ei ole küll elektrooniline, eks ju, aga häälte lugemine on seal siis kuidagi mehhaniseeritud või masinaga ja siis tema ütleski niimoodi, et see ei ole ikkagi usaldusväärne, et need andmed ei ole legitiimsed, piisavalt legitiimsed, et tegelikult me peame ikkagi minema üle käsitsi häälte lugemisele ja no see on ikka väga tugev sõnum, mina arvan ka Eesti e-valimiste süsteemi ütleme siis ülevaatamise jätkamisele või vähemalt nende kitsaskohtade väljatoomisele, sest et noh, täna peaks siis olema see poliitiline konsensus selleks, et need ära jätta. Keskerakond kindlasti seda toetab, et e-valimised lõpetada, vähemalt sellisel moel, nagu nad täna töötavad. Aga Läti poolt see näitab seda, et nende suhtumine ikkagi demokraatia rakendamisse oma riigis on hoopis teisel tasemel, millest me oleme täna, sest et noh, mida mina olen ka alati öelnud, et isegi kui 1%, isegi kui 10% kahtleb, täna on ju see minu arust üle 45%, 50% lähedal, kes kahtleb e-valimistest, siis seda on palju, iga protsent on palju. Kui kodanik kahtleb selles, et valimissüsteem ei ole usaldusväärne, lõpuni arusaadav, siis seda on juba palju. Aga meil noh, need protsendid ei loe, sest et noh, kui me vaatame ka valitsuse populaarsust, siis kas see on 80 või 20 või lõpuks 2%, siis sõnaõigust on kõigil täpselt sama palju. Nii et Lätile ja Läti presidendile tunnustus selle väljaastumise ja sõnavõtu eest, nii et ma väga loodan, et kas Eestis suuremat debatti nüüd algatab, et noh, Anastasial on muidugi komisjonis keeruline seda teha, kui järjest maha hääletada. Mulle tundub, ma ei taha nüüd olla sarkastiline, aga et mulle tundub imelik, et kui võltsitakse e-valimisi, no see süüdistus on ju olnud poliitiliselt väga lendav teatud gruppides, et kuidas siis ei suudeta neid uuringu tulemusi võltsida, et teha need ka selliseks nagu vaja, et need ei lange omavahel kokku või mis sa arvad? No tegelikult juba ju, noh, ma ei taha öelda, et liigutakse selles suunas, aga selline poliitiline mõjutamine toimub, et noh, üks teema, mis on minu komisjonis alati ma tõesti nüüd vaha hääletatud, on e-valimiste teema, kuigi sellega peaks tegelema, arvestades, et nüüd on täna ka välja tulnud see, et näiteks audiitorid ei olnud teadlikud nendest turvariskidest, mida teadlane avastas, et meile tegelikult valimisteenistus komisjoni istungil valetas selles osas, et nad teatasid, aga teine asi on jah, tõesti nüüd uus teema, mis sel nädalal hääletati erikomisjonis maha. Reformierakonna Eesti 200 poolt on see, et nüüd poliitiliselt püütakse majandusuuringuid mõjutada endale siis valitsusele sobivas suunas, et paljud võib-olla mäletavad seda, kuidas Jürgen Ligi, aga ka peaminister Kristen Michal olid väga kriitilised Konjunktuuriinstituudi uuringute osas, et nemad siis näitasid seda, milline on tarbija kindlustunne, milline on ettevõtjate kindlustunne ja see oligi madal, see oligi reaalselt madal. No Eestis ei ole ju võimalik. Siin on ju kõik õnnelikud, rõõmsad, kõigil on raha nii palju, et ei ole sellega mitte midagi teha. Ja sellepärast rahandusminister oligi väga kriitiline, kuidas on võimalik, et nad on teinud nii häid otsused, aga kuidas need uuringud ikka nii halvad on. Ja pidevalt käis, eks ole, selline terav vastasseis.
Ja nüüd on välja tulnud, et Konjunktuuriinstituudi käest võetaksegi need uuringud ära, nad on neid 30 aastat teinud ja äkitselt hakkab neid tegema Statistikaamet, kes pole mitte kunagi just selliseid majandusuuringuid teinud, kellel ei ole metoodikaid, inimesi, kellel ei ole kogemust. Ja mis veel järgmine huvitav fakt, et novembri lõpus Jürgen Ligi teeb postituse, et on fakt see, et Konjunktuuriinstituut enam neid uuringuid ei tee. Aga hanke tulemused said avalikuks detsembris. Et kuidas on võimalik, et minister juba ütleb selle välja enne seda, kui üldse hanke tulemused on avalikud, kui isegi need, kes osalesid hankes, ei teadnud. Ja kolmandaks, ma olen palunud, et Statistikaamet saadaks mulle siis, kui palju nende pakkumine maksab, kas see on odavam, kas see on kallim. Et vaatame, et võib-olla tõesti oli parem pakkumine. Statistikaamet keeldub saatmas erikomisjon, ütleb ei, et need on ikka ärisaladus. Aga mis äriga Statistikaamet tegeleb? Just, et siit tekib enne küsimus, et Statistikaamet pakub maksumaksja raha eest, eks ole, need uuringud, see on riigile kuuluv, eks ole, asutus ja nemad keelduvad saatmast seda informatsiooni. Ja tagatikpuks siis minister jätab tulemata Statistikaamet ja Rahandusministeeriumi ametnikud. Samal ajal jätavad kõik tulemata. Ja siis tulevad Reformierakonna Eesti 200 liikme ja hääletavad istungi maha. Et te tahate öelda, et see ei ole ringkaitse ja et see ei ole nagu omavahel kõik kokku lepitud. No see on erakordselt loogiline, et ikkagi uuringu tulemused peaksid ikkagi valmima tellija poolt. Et uuringu antakse ette nagu AI-s, et sa annad ette, et mis vastust sa tahad saada ja siis see tuleb. Olgu, aga nüüd läheks sellise regionaalpoliitilise teema juurde, kui üldse tohib niimoodi öelda, et mina mäletan, et Tartut kutsuti vanasti ülikooli linnaks, aga Madis Timpson ütles Vikerraadios, et nüüd on osad inimesed leiavad, et Tartu on vanglalinn ja ta seda ikkagi üldse ei ole. Et kuidas selle asjaga siis on? Anneli, sa oled Tartu volikogu liige, et kas Tartu uus õige nimi on vanglalinn? Jaa, ma kuulasin Anastasia praegu seda kirjeldust, kuidas korruptsioonikomisjonis teemasid ei saa käsitleda ja miks ei saa, eks ju, et riigile andmed ei meeldi ja siis lihtsalt pühitakse need teemad laualt maha ja siis Tartu puhul on ka näha nagu seda, et tegelikult see Rootsi vangide toomine Tartu vanglasse esiteks algas juba ju niimoodi, et tegelikult Tartu inimestega seda üldse ei arutatud, ka Tartu volikogu liikmetega ei arutatud ja linnavalitsuse liikmetega, kuigi seal on ju inimesed ühes samas erakonnas, et siis tegelikult ka neid ei kaasatud ja siis nagu küsimise peale jagati informatsiooni. Ja mida tahangi jõuda ongi see, et andmed, mis on kogutud, näiteks õiguskantsleri büroo on teinud ühe uuringu 2017, kus siis see olukord, mis oli ja need vangid, kes meil siis olid ka siis, praegusel ajal on ju meil teistest riikidest vange ja teistest kultuuriruumidest, et milliseid riske siis need kaasa toovad, milliseid lisakulusid ja nii edasi. Kui me nüüd tõstame seda mahtu hüppeliselt ühes väikses linnas Tartus Eesti keskel, mis on kultuurikeskus, hariduskeskus, siis see maine loomulikult muutub. Me peame nagu seda tunnistama. Seda ei taheta tunnistada. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ütleb, et tuleb lisaraha selleks, et nende probleemidega tegeleda ja nii edasi. Mina küsin, et mis on see kasu, mis on see mõte? Ja täna selge sõnum on see ka tartlaste poolt, et seda ei tohi teha. Neid vange ei tohi Tartusse tuua. See ei ole see projekt, millega Tartut nii-öelda maailmakaardile tõsta. Aga mis see ettepanek siis on, et mis nende tühjade tubadega teha, et hotell või? Tühi tuba ei ole ju tegelikult probleem. See tühja toa kasutamise või ülevalpidamise kulu, seda, mida proua minister välja oli toonud ja siis tegelikult selgus, need ei vastanud ka tõele, eks ju, need andmed ei olnud korrektsed. Ja tegelikult tühja toa probleem ei saa olla see, et me kogu kultuuriruumi keerame pea peale. Need paneme lisaressurssi ülikooli
teadussiirmesse, toome konverentsi asju, me saame palju rohkem Tartu jaoks ära teha kui sellisel viisil, et ütleme, et näete, saate siin 8000 eurot ühe vangi eest ja muudame selle nii-öelda siis selliseks Eesti vangla pealinnaks ja tegelikult rikume ära kogu elukeskkonna. Mina võin teile rääkida isikliku kogemuse. Ma olen ööbinud loomulikult ka endises kirikus. Aga ma olen ööbinud ka vanglas ja see on Helsingis Kadajanokas ja selles samas vanglas, see on väga kihvt vangla, ma väga soovitan, megahotell, et ja seal istus ka Risto Rüdi, Soome endine kas president, eks ole. Ja noh, ta sõja ajal tegi asju, mida võib-olla polnud vaja ja siis istus seal oma aja ära ja seal antakse sulle sellistest plekktaldrikutest süüa ja noh, see on muidugi ajalooline vangla, minu arust ta lõpetas tegevus alles 2002 või midagi, kui viimased vangid välja legid, kesklinn suhteliselt. Ja et võib-olla peaks tegelikult Tartus ka tegema sinna korraliku hotelli või siis tudengimajutuse. Noh, aiad võivad ju jääda, see on ju lihtsalt, noh, ja Patarei vanglasse ju tegelikult tahetakse teha midagi sarnast. Ideede puudus kindlasti ei saa olema, kui seda tegelikult avalikkusega arutatakse, aga nagu meil on kombeks, et asjad on juba enam-vähem kokku lepitud ja siis tuleb alles see avalikuks ja noh, see, et minnakse ka volikogust mööda, minnakse kohalikust omavalitsusest mööda, no siin on neid näiteid väga palju, eks ju. Kas teil on ettekujutus, et kuidas on võimalik, et ei suudetud hinnata vanglakohtade vajadust, kui neid ehitati? Et kus sellised mööda laskmised tulevad, sest mingisugused hetkel pandi ju väga palju raha sinna, noh, ütleme, et ja nüüd, noh, ma sain aru, et ainult 1/3 on täis. No ma arvan, et see on jälle teema Anastasia juhitavale komisjonile, aga noh, ma võib-olla olen siin sa kahtlustad, et seal on korruptsioon? Liiga nagu jah, selline pahatahtlik, aga mina sa oled liiga tartlane. Et ma ütleks, et ma ei usu, et nüüd seal mööda pandi. Pigem on see, et vaadati ikka numbreid ja mõeldi selle peale, et kuidas sellel hetkel kasulik on nendele, kes esitavad ja nendele, kes erinevates protsessides osalevad. See, mis hiljem toimuma hakkab, see oli juba teisejärguline. Ja mina arvan, et tegelikult on üks selline nagu isegi statistika ju ka tehtud, et meil ju üleüldse kõik need ettevalmistused erinevate eelnõude koostamisel, et iga kord erinevad õigusanalüüsiga seotud inimesed on öelnud, erinevad advokaadid, eksperdid, et ega meil kogu see ettevalmistus on nagu kuskil, ma ei tea, algklasside tasemel, et tõesti, et ega ei tehta neid analüüse, mõjuanalüüse ei tehta, ja nende arvutustega pannaksegi pidevalt mööda, et vaadake üleüldse kõiki need otsuseid, mis on järjest vastu võetud, et kas te arvate, et oli mingi mõjuanalüüs tehtud, kui kõik need maksumuudatused tehti, et ei ole üldse neid mõjuanalüüse ja ma olen väga nõus selle teemaga, mida tõstatas Anneli, just see maine küsimus. Et tegelikult juba ammu on olnud see, et mis võiks olla see Eesti Nokia, et mille poolest meie siis erineme, mis on nagu see, kuhu võib-olla riik nagu rohkem panustab. Ja nüüd tuleb välja, et mida on siis see valitsus loonud Eestis, mis kuvandi. Et see valitsus on loonud Eestile sellise Euroopa kasiino ja vanglakeskuse kuvandi. Sest kaks suurt asja, mida ongi nagu ära teinud, mille osas oligi nii palju neid arutelusid, oligi, eks ole, vangla küsimus, mida väga suruti peale, eks ole, et see on nüüd see, millega me teenime. Ja teine asi oli see kasiino ärimeestele maksu langetamine ka, et me kindlasti, eks ole, teenime sellega. Ma ei taha vastu öelda, aga see kasiino teema avamine on huvitav, sellepärast, et kui vaadata, kui hästi elavad inimesed Monacos, see on Euroopa kindlasti kõige parema elujärjega ja kõige rikkamate inimeste kogunemiskoht, siis võib-olla see ei olegi nii halb.
mul oleks no mina arvan, et ikkagi Eesti peaks jääma oma traditsioonide ja juurte juurde ja oma kultuuriruumi juurde ja kindlasti on maailmas väga palju huvitavaid kohti, kus käia ja sellest osa saada, mis seal toimub, aga meie kultuuriruum on selline, et me oleme ikkagi siuksed loodusega koos käivad inimesed ja see, mis tegelikult selle valitsuse ajal praegu tehtud on ja see perspektiiv, mida loodud on, ma väga loodan, et see saab kiiresti lõpu ja see aasta, mis on Riigikogu valimisteni jäänud, läheb kiiremini kui võib-olla tavapäraselt ja Anneli, protsessid saavad lõpetatud juba järgmine aasta selleks ajaks. Anneli, ainult 11 kuud. Et see läheb tõesti lennates ja ma saan aru, et need põnevad väitlused erakondade sees, milliste ideedega välja tulla, kuidas Eestis olukorda paremaks teha. No see praegu käib aktiivselt, et kas sul on programm koos juba? Ma arvan, et siin paremaks tegemine on juba see, kui väga palju asju ära jätta. Et ja mitte kuulata ka Jürgen Ligit, kes räägib, et kõik on rumalad ja tegelikult sõitke rattaga ja käige jala ja võibki aktsiisi ei pea langetama, toiduhindasid ei pea langetama ja üldsegi kõik on parimas parim. Nii et ärme seda usu. Lähme ikka selle suunas edasi, et jätame need asjad ära ja proovime Eesti korda teha. Anneli, ma võin öelda, ühes on Jürgenil õigus, sõitke rattaga, käige jala. Et seda ma soovitan kõigile meie raadiokuulajatele ja samamoodi meie vaatajatele YouTube'is, sest tervis on ikkagi kõige tähtsam. Kui tervist on, siis on elu tore ja äge. Täna olid stuudios Keskerakonna peasekretär Anneli Ott, kes on ühtlasi ka Tartu volikogu liige ja Anastasia Kovalenko-Kõlvart, kes on Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees või esinaine. Mina saatejuhina Janek Mägi. Kohtume taas nädala pärast.